Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna on 1. detsember aastal 2018 ja ilm on järjekordselt ilus, päikene paistab, nii et täitsa ilus ja vaikne on ka ja külmakraad on 5-6 kraadi umbes niimoodi. Aga kuna kuigi ilm on ilus, aga riigi poliitika kohta ei saa küll öelda, et ilus on, sellepärast, et see oli ikka suur sigadus, mida seal Toompeal Riigikogus tehakse. Eile 30. novembril tuli taas jutuks meedias see, et Riigikogust need katuserahade jagamised sõnaga. Ja see on ikka absurd, millised summad jagatakse, ei tea kus kohta ja ei tea kellel, eks ole. Ja ikka selle nimel kõik, et poliitikud saaksid erinevates kohtades, kus nad neid katuserahasid annavad, et saaksid nii-öelda ääli osta sõnaga, et see on ikka väga inetu asi. Ja ma loeksin suisa ette need asjad, et valitsuserakonnad jagavad kokku 6 miljonit eurot. Kujuta ette, 6 miljonit eurot. Opositsioonierakonnad aga 527 000. Ja siis eraldi tuues veel, et Keskerakond jagab 2,2 miljonit eurot, Isamaa 1,86 miljonit eurot, sotsiaaldemokraadid 1,94 miljonit eurot, EKRE 300 000 eurot ja Vabaerakond 227 000. No kuule, millest me räägime? See on ikka absurd, eks ole. Kus koha pealt te need rahad võtate, kuulge, poliitikud? Kus koha pealt? Kas kukuvad taevast alla need rahad või? See on kõik maksumaksja rahad, riigikassa rahad, sõnaga, mida te laristate. Ja samas ütleme nii, et kui teid rahasid, te olete ka seal, ütleme, mingisugustes äriühingutes ilmselt olete, kui sealt ja te rahas antakse, aga te tasute ega muidu niisama ei kingita tänapäeval, kapitalisti raibe ei kingi mitte midagi, ta alati vastu saada ja kui see kapitalist su raha annab, siis ta tahab hüvesid vastu saada. Aga mis hüvesid te annate? Te annate neile vaba rohelise tee, annate igast hindu tõsta ja lihtrahva nii, et kõri kinni kägistada, seda selleks te annate vabad käed ja sõnaga. Et see on, ma ei mälesta, et kui praegust terve Eestimaa läks Toompeale kohale ja sõnaga Toompea lossi ette ja miska hakkaks teid mädamunadega loopima sõnaga, et te olete nii jõledad jätised sõnaga oma rahade loopimisega. Samas, mida oleks vaja? Vaja oleks tasuta prügivedu üle Eesti, eks ole. Oleks vaja riiklikku hambaravi, et ka saaksid sellised vähe kindlustatud inimesed või kellel sissetulek on väike, saaksid oma hambaid ravida sõnaga. Aga selle peale ei mõtle, see on teil pohhui sõnaga. Nii et surutakse peale rahval igasugused kuradi prügiärikaid ja sõnaga, et peavad liituma, et kes tasuliselt prügi ära viib, aga võta nii palju, ma matan oma prügi maha siia. Võtan kaika tõmban üle turja, kes tulevad mukast prügiraha nõudma. Ja teie raisad julgete siin 6 miljonit eurot jälle anda mingisugusteks kuradi katuserahadeks jälle altkäemaksuks valijatele, et nad teid valivad. Oi, te olete ikka kurjategijad olete, vaat kes te olete. Vot nii, ja nüüd kandke minu arvele ka raha, et ma saan hambaid ravida sõnaga. Nii, see panga number 1-001-069-682-4010. Kordan, Illar Kohvi arve see pangas on 1-001-069-682-4010. Vot nii. Nüüd kandke 1 miljon minu arvele seda raha. Ma tahaks hambaid ravida. Aga mitte ei pea andma oma, kui teil on nii palju raha käes sõnaga, et jagate igal poole miljoneid, siis kandke minu arvele ka midagi. Nii et see on ikka absurdne, millega te seal hakkama saate sõnaga, et ei ole lihtsalt sõnu, no comments selle kohta öeldakse. Et jah, et sihuke on siis meie Eesti Vabariik sõnaga. Kes poeb Euroopa Liidule perse, ütleme eesti keeles otse välja, sellepärast, et te teete ainult kõik selleks, et Euroopa Liitit kummardaks ja kiidaks sõnaga, muud teid ei huvitse, kuidas Eesti rahvas elab, see on teil pohhui, tähendab jah, pohhu on teil selles, kuidas see lihtne inimene elab, see tööinimene, kes tööd teeb, et sellest on teil täitsa suva sõnaga. Et vaikuse moment täitsa. Illar Kohvinavalt on mina.